tere, saare naised. Tere. Tere. Kadi ja Kaie, ema ja tütar. Kas Kadi on ema või Kaie on ema või kes on kes? Kadi ja tütar, mina olen Kadi. Kadi. Mina olen Kaie. Ja Kaie, Olen selge. ema. Väga hea. Ja teie teete siis sume smuutit ja nüüd ka hiljuti hakkasite tegema siis sumemahla. Mahlani me kohe jõuame, aga teate, kuna smuuti tuli meil nüüd otse sügavkülmast, siis võikski hakata seda kohe siin meisterdama ja vaatama siis, kuidas üks teie toode välja näeb ja kuidas seda teha. Nüüd ütleme, et kui inimesel on valge särk seljas, siis smuuti kõlab juba niimoodi poolohtlikult. Võid ettevaatlikult läheneda. Ettevaatlikult läheneda. Ja teil on siin, vaatame kohe, mis meil siin menüüs on. Mojito. See on siuke hästi piparmündine. Virgin mojito, ma eeldan. Ja täitsa. Ilma laste mojito. Ja. Siis on sobib kõigile teistele ka muidugi. Siis on blond pluss kollageen. No me oleme nagu blondid, et siis tuli luua blondidele ka midagi. Aga tegelikult need kõik nimetused on tulnud siis kas värvustest, milline see smuuti välja näeb, või siis mis maitseline ta on. Et kui mojito on nagu mojito maitsega, siis see on värvi järgi. Nii, ja kollageen on lihtsalt üks hea asi, sellest saame kohe juurde rääkida, et mis see teeb. Nii, siis on meil see on valikus ja siis on piña colada. Te olete jätnud isegi Saaremaa päraselt enni pealt selle laine ära, siis tegelikult käib see laine peal. Aga teil on piña colada. Selline konkreetne saare variant sellest, eks ole. Selline tugev. Ja ei ole mingit piñat, vaid piña colada. Õige. Nii, meil on 3 tükki siin valida, millise me teeme. No proovime seda tugevat piña coladat. Jah, ma olen see meeldib kõigile. See on jah siuke... Oot, aga äkki kollageen mõjub mu nahale hästi näiteks? Kindlasti mõjub. Kindlasti. Aga no ma arvan, et ikka see piña colada. Me leiame päris hea kompromissi. Nii, meil on piña colada. Vaatame korraks seda blenderi suurust. Kas siia ma panen 2 tükki? Kuidas soovid, kui mitmele inimesele. Tegelikult see portsioonpakk on ühele inimesele kõhutäis või 2 inimesele jagamiseks, et täitsa sobib ka 2 tükki panna. Ja, nüüd me saame ju jagada. Ja, siis on ka kindel, et kui te enne proovite oma joogi ikkagi ära. Kas võib ikka teisiti? Siis julgeme meie proovida. Siis on kindel. Ega keskajast peab ikka ühtesti õppima. Alati tasub ettevaatikule. See on siis selline smuuti segu. Esiteks vala koti sisu blenderisse, nii sellega mees saab hakkama, vala sinna sisse. Lisa 150 grammi kuuma vett, vesi on valmis. Blenderda kuni on segu siidine. Seal kehtib lihtsalt see reegel, et mida kauem blenderdada, seda mõnusam see smuuti tuleb. Et kui vähe blenderdada, siis võivad need tükid jääda nagu veidi robustsed ja siis need ei ole meeldiv neelata, et siis tuleb läbi jammustada, aga just kui see on siidine, siis ta on väga maitsev. Aga kuidas selle kiudainega on, et kui ta väga siidine on? Kas sealt seda kiudu saab ka veel kätte või siis ta blenderdab selle nii ära, et nagu kiudainet sealt enam ei saa? See on hea küsimus. Ma arvaks, et need on ikkagi seal sees, need kiudained. Nagu kõik vitamiinid. Nii, vaatame kohe. Vähemalt see on üks toode, millega mehed saavad köögis hakkama. See on nagu kindel. Ja lisaks ka lapsed. Sees on banaan, ma juba näen. Siin sees on ananass, väga hea. Nüüd näevad seda kohe ka kõik. Ma pööran seda teistpidi. Ja me siit niimoodi, tuleb siit niimoodi, ossa kui ilus. Ja kas on kookos siis ka, eks ju? Nii väga hea, 1 pakk. Teeme kohe teise ka. No natuke on juba sulada saanud. On, kuidas? Ja, sest muidu ta peaks niimoodi klõbisema sinna kannu, kui võtad värskelt sügavkülmast, aga see on natuke läinud, jah. Ta on juba pehme. Pehmemaks läinud, aga... Juba on siidine. Pole hullu. Pigem soovitame võtta otse sügavast, eks ole? Jah. Nii väga hea. Ja nüüd siis 300 milliliitri. Jah, 2 paki kohta on 300 milliliitri. Mingi see klaasitäis vett äkki või? Klaasitäis vett, ma vaatan, mu tundub, et siin on umbes 1,85. Mart, suudad seda? Jah, ma tänan. Jäldame kohe. Aitab. Tööhetk. Jaa, väga hea. Aga parem on ikka mõõta, eks ole? Parem on mõõta ja lihtsam. Praegu ta läks natuke niimoodi laia joonega. See gaas, jah, see on nagu see ohukoht, kus... Nii, valge ühesõnaga särk. Gaas on ilusti peal. Hoia igaks juhuks kinni. Kas see ikka jah?
laseme veel, et oleks siidisem. Jah, Nägeme laseme rohkem. veel, jah. 2 pakki on korraga ka seal, Et praegu ongi näha, et kuna see banaan sai sulada, siis ta hakkas juba pruuniks minema ja nüüd see smuuti on ka kergelt tume. Et muidu, kui ta on värske, siis ta on täiesti hele. Hästi valge tuleb see. Et see on niisugune kvaliteedimärk, et kui poest ostes, siis on ka näha, et kas on sulada saanud kuskil mingisuguses etapis või mitte, et iseenesest see on hästi oluline. Seda on teil päris raske kontrollida, nägite juba ise, et isegi meil õnnestus siin see juba nagu sulama saada. Nii, aga väga hea, proovime kohe. Nii, toidukriitik number 1. Niimoodi. Lõhn on küll hea. Sume smuuti otse Saaremaalt. Aitäh! Aga nüüd need peaks kõrred olema, et modellid ju jõid kõrtega. Jah. Aga siis peavad olema mingid taaskasutatavad kõrred või ma ei tea. Kõrrendus on ka ju selline mitte liiga sõbralik tänapäeval. Nii, aga mekime siis seda värsket smuutit. Temperatuur on vähemalt õige, et ta ei ole soe, sest võis muljed, et ta läheb soojaks, aga on ikkagi tänu sellele sügav külmale on ikkagi väga mõnus. Noh, kriitikuna võiks öelda, et blenderdada oleks võinud rohkem. Rohkem, jah. Et ta on ikkagi nagu niisugused tükid on kergelt sees. Teile ei meeldi, et on tükid sees, jah? Jah, ta võiks ikkagi... See on selline mehuline praegu. Ja, aga see maitse tuleb rohkem esile, kui ta on hästi korralikult ära blenderdatud. Selle isegi maitse ei tule esile, vaid kui need osakesed on selles smuutis väiksemad, siis see keel nagu kuidagi, nad käituvad seal keele peal niiviisi, et see maitse nagu tuleks. Ja nii töötab tandem. Aga väga hea. No, minule maitseb juba nii ka nii mõnusad need... Oota, minul jälle on ajust tekkinud selline ühendus, proovides seda teie teooriat kogu aeg nagu niimoodi, kuidas siis öelda, kontrollida ja niimoodi enda poolt pakkuda vastu mõtteid. Et vaata kõik need mahlad, mis on värskelt pressitud mahlad, seal sees on ju alati see puuvili osa, eks ole. Ja kui see on mahl, siis on ju see ikka see kiudaine sealt ju välja võetud. Aga kui on värskelt pressitud ja kui sa oled kodus ka ise pressinud näiteks ja niimoodi, siis ikkagi jääb seda sinna natukene sisse. Mingit suhtest ollust jääb. Nii, ja võt ongi siin on nüüd ilmselt erinevalt see ajalugu mõjunud, et minu ajus tekitab ta selle seose, et see ongi värske. Kui ma tajun seda nagu just, et kui ta nüüd on selline nagu, ma päris seda siidjat nüüd proovin kodus teha, aga siis mulle tundub, et ta äkki on natukene, nagu kuidas öelda, mitte nii puhas, sest praegu ma nagu usun, ma nagu sööksingi ju neid puuvilju. Jaa, selles mõttes on tõsi, aga samas miks me jätsime sellel kujule, et kui sa paki avad, siis sa näedki, et see on täiesti ehe. Et seal ei ole midagi peidus, et just seda nagu kummutada, et kui me oleme kuulnud väga palju seda, et smuutidesse pannaksegi kõik need viimase hetke asjad, mis kodus leiduvad, lihtsalt pannakse need sisse, mis on juba täitsa mustaks läinud ja ikkagi kasutatakse ära. Siis sealt paki avades sa näed reaalselt ära, mis kvaliteet nendel puuviljadel on. Ja kui vaadata, siis mis te siin veel peal ütlete, et eks ole 330 milliliitrit sobib veganitele, gluteenivaba, laktoosivaba ja ilma lisatud suhkruta. Et see on, ma saan aru, teie jaoks olnud selline oluline. Kõige tähtsam asi, et ei oleks neid suhkrud juures. See oli number 1 asi, mida me hakkasime vaatama, et kuna me oma kohvikus kasutasime erinevaid variante, tegime värskest toorainest, proovisime Leedu segusid, siis ikkagi nende segude puhul oli kohustused panna mahl sisse. Aga me tahtsime, et oleks täiesti naturaalne, et ei oleks mingeid magusaineid, suhkruid ja siis tekkis ka laktoosi probleem, et ei oleks laktoosi sees sellest. Mina nagu mingisugusel eluetapil loobusin piimatarbimisest mingis hetkeks ja siis tekkiski see vajadus, et kogu aeg panin nagu jogurtit ikka smuuti sisse, et mida siis panna sinna asemele, et mis selle maitse nagu annaks. Et kui sa ei taha panna mahla,
ja siis me nagu jõudsime selleni, et kui muidu nende segudes oli, et 2 osa vett või 2 osa mahla ja 1 osa puuvilja, siis meil on praegust nagu 2 osa puuvilja ja 1 osa siis nagu vett sinna juurde. Ja tõstsite lihtsalt selle kõige kallima kraami hulka. jah, põhimõtteliselt jah, et me lihtsalt tõstsime selle kogu asja kvaliteeti, et olekski võimalikult palju puuvilja jah, ja võimalikult vähe seda vedelikku, mis sinna juurde lisatakse ja et see vedelik ei oleks magustatud. Põhiline. aga lähme siis tagasi selle teekonna alguses, sest alati inimesi huvitab see, et kus te alustasite oma ideedega, mis te olete läbi teinud, mida te olete läbi katsetanud, et te olete täna siia jõudnud. Te olete olnud kohvikupidajad. mina. Siiamaani. Jah. Jah, siiamaani pean kohvikut. Kas kohvikuga on olnud samamoodi mingi protsess, et algul, sest vanasti ju tehti kõik asjad lihtsast nisujahust, pandi lihtsalt suhkurt sisse ja nii edasi. Et kas kohvikuga olete te teinud ka ühe protsessi läbi, et tänaseks on teil valikus palju tervislikumad ja Ja vaata, see kohviku teema on see on ikka klassika. Ikka suhkur või jahu. Et seal nagu me jah ei ole nagu seda teed läinud. Et just, et seal nagu, kui siin smuutisse paned palju puuvilju, sa saad selle kvaliteedi, siis selles saias ikka annab see või suhkur jahu selle pehmuse ja kvaliteedi. Ja mõnes mõttes on seda ka väga hea kuulda. Et mõned asjad maailmas on ka jäävad. aga või on teil siis ilmselt puhas või, noh, mitte need erinevad margariinid? jah, võid ikka jah. Me üritame võimalikult palju ikkagi võid kasutada, kuigi noh, praegu on nagu need hinnad lähevad. Aga teil on siis olnud ühesõnaga üks kohvik ja see on siiamaani vanalinna kohvik Kuressaares ja siis kust tekkis see mõte, et nüüd hakkame tootma? Kadi mäletas seda täpselt, et me seisime seal kohviku selles külmleti ees ja vaatasime neid smuutipakke, mis olid need Leedu omad. Jälle Leedu. No, jaa. 2 korda on juba Leedu saanud siin pihta praegu. Ei, seal oli konkreetset pakki ja nendel oli analoogne, et oli ananassi kokkuse smuuti. Ja siis me hakkasime lugema seda peenikest kirja seal peal. Ja sealt tuli välja, et sisaldab piimavalku. Ja siis me mõtlesime, et mida? Aga see pidi olema laktoosi. Me arvasime, et see nagu kogu aeg ongi nagu puuvili. Ja siis meil noh, kuidagi klikkas, et ja siis meil tekkis lihtsalt see mõte, et mida me saaks teistmoodi teha, et tegelikult see ei hakanudki kohe see idee, et teha tootmine ja et hakata ettevõtjateks, noh mina siis. Aga see tuli nagu kuidagi täiesti kogemata. Juhtus lihtsalt, hakkasime mõtlema, et kuidas seda olukorda lahendada ja siis panime oma täiesti koduse retsepti blenderisse ja või noh, õigemini kõigepealt plastikkarpi ja proovisime seda külmutada ja siis proovisime seda veega valmistada, et kuidas see veega toimib. Ja siis tuli see esimene error, et külma veega blender jäi kinni. Et panime kõik asjad sisse, külma vee, sügavkülmutatud selle segu, mis me olime kokku pannud, panime blenderi tööle ja siis ta lihtsalt jäi seisma. Ja siis me korra ikka istusime maha ja mõtlesime, et okei, et see süsteem ikka ei toimi. Et mis siis edasi saab, sest selleks hetkeks oli meil juba see plaan mõte edasi jõudnud, et see võiks ikkagi olla ka toode ja et me võiksime seda ka pakkuda teistele kohvikutele. Ja siis tuli ikka tükk aega mõelda, et mis siis saab, et kas jääb kõik mõte katki, ei tule mingit ettevõtet siit. Ja kuidagi, ma ei teagi, kuidas see tuli mõte, et proovime siis kuuma vett. Et mis juhtub. Öelge nüüd selle kuuma vee kohta, et kuum vesi ju tegelikult on viirustele ja bakteritele ja ma nüüd ei lähe päris meditsiiniteadusse, aga fakt on see, ma tahan öelda, et ta ikkagi ju hävitab ka halbu asju ja häid asju ka järelikult. Nii, kas siis tõesti võib valada külmale maasikale peale kuuma vett, ilma et te kaotaks oma siis head omadused? Just. Ja see oli ka minu kõige suurem mure, et mis siis saab, et tegelikult kui need kokku saavad, siis toimub see äkk.
põrkumine, aga selle me rääkisime teadlastega läbi, et kui seal toimub see kokkupõrge, siis kõik, mis on, jääb selle smuuti sisse. Et kui seal ka midagi plahvatab, Just, siis see on siin. jah. Et selles mõttes on kõik hästi. Selge? Ja kui te olite selle protsessi läbi teinud ja saanud aru, et kuuma vett saab peale panna, siis see oli nagu selline eureka, et hakkame tootma. No Kadi ütles, et hakkame tegema. Jah, mul oli millegipärast hästi suur intuitsioon, et see on see, millega tasub nagu minna edasi. Kui palju see praegu poes maksab? Olenevalt pakist, see kollagen on nüüd natuke kallim, see on 3 €, teised on kuskil 2,60 kuni 3 umbes. See on tohutult nagu hea hind ju. Mõtle, kui ma ostaksin praegu, ostaks ühte värsket smuutit, sellest ma maksaksin, ma ei tea, 5-6 eurot vist kusagil või? Võib-olla küll. Et kuidas te suudate seda hinda sellisena hoida? Meil on kindlasti ka kogused on nagu sellised juba suuremad, et kuna me oleme juba 4. aastat tegeleme, siis kui need kõik osadeks võtta, siis kleepsud, etiketid, need pakend, tooraine, kõik ostame aina suuremaks lähevad kogused ja tihtipeale selle koguste suurenemisega lähevad ka hinnad väiksemaks, mis kindlasti annavad selle eelise. Ja ikkagi läbirääkimised, et sealt, kus hangime asju kokku, siis aitavad läbirääkimised aga eks see praegune hinnatõus meid ka ikkagi mõjutab, et osad toorained on ikkagi kallimaks läinud, aga selles mõttes, et proovime ikka edasi. Aga kui me mõtleme nüüd selle tooraine peale, praegu on viimase aja trend just see, et hästi palju kasutada eestimaist ja kõik, mis kasvab siin meie kliimas ja et see on meile kõige kasulikum ja tegelikult meil eestlastel ja neid piirkondi maailmas on vähe, kus on luksus süüa oma metsas, metsa all kasvan marju, mis on tegelikult, ma alles see suvi, ma iga aasta panen sügavasse ja see suvi mulle jõudis kohale, et see on täitsa, no see on nagu teemandeid korjad sealt metsa all, nad on täiuslikud marjad, eks ju, vitamiini kõige poolest. Kuidas teie oma tooraine küsimus olete lahendanud? Kui palju te saate võtta kodumaist? Kus te seda võtate ja kuidas te üldse, kus see tuleb teil kõik? Selles mõttes, et meil on suur osa on eksootilised, on ju, nagu banaan, siuksed avokaadod, ananas, mango, aga need kõik käivad tegelikult smuuti juurdega, et ilma nendeta ei saa. Aga nii palju, kui on ikkagi võimalik, kasutame ka Eesti toorainet, et köögiviljad on Eesti omad ja täpselt nii käibki, et kus me hea hinnaga saame, sealt võtame, isegi vahepeal teeme suurte kettidega koostööd, et küsime nende käest, kuidas nemad saaksid aidata kaasa, aga mingitel asjadel on kindlad partnerid, kes alati toovad, ongi maasikad, mustikad, et kas need on eestimaised, maasikad ja mustikad? Mustikas tuleb Lõuna-Eestist mustsõstad. Jah, Lõuna-Eestist tulevad marjad siis kasvavad ja köögiviljad on Saaremaalt. Aga nüüd, kui te ostate tooraine sisse, kas te ostate kõik tooraine värskena sisse, ka need avokaadod, ananassid? Ei, te ostate juba eelkülmutatud? Ja isegi nagu kohalike toorainet meile külmutatakse meie eest. Et meile tuleb ikkagi sisse, on teatud komponendid, mida me ise ka külmutame, aga nii palju, kui me saame, me kasutame seda teenust, et keegi teine teeks selle meie eest ära. Siis kõik personalikulud on väiksemad, kõik nagu siuksed asjad, et ikkagi tuleb nagu vaadata, kuidas paremini saada. Aga kokku segate teie ise pakki? Jah, kokku segame. Kuidas te selle külmunud kamakast need kätte saate vastava kogutse? Need on ükshaaval ikkagi külmutatud. Et ikka nõnda, et sa saad kättega. Ta võtab selle kamaka, suure avokaado kamaka ja siis tõmbab vastavad tükid. See avokaado on ka kõik tükikestena tuleb niimoodi, jah. Ei, me kõik tõmbame ise. Jah, täpselt. Hakkab juba see lugu looma. Aga täpsustaks veel ära, et saada aru teie skoobist, kui palju te praegu toodate, mis teie jõudlus on neid pakikesi nädalas teha? Nädalas? No põhimõtteliselt me jõuaksime teha neid vähemalt 2000 tükki päevas, aga me ei suuda neid müüa nii palju.
2000 Veel. päevas. kas teil selleks on nüüd täitsa eraldi mingid tootmisruumid siis tekitatud, et vaevalt, et te neid seal kohvikus kokku meil on eraldi panete? ruumid on selleks jaoks, meil on 2 inimest on tööl, kes neid pakivad ja kes siis teevad ka seda, mida mis koha peal külmutame, et kurk, laimi me külmutame ise. kõik need tabletid, mis siia sisse Jah, lähevad. kookostabletid, kollageenitablетid. Jogurt. Selle laimiga meil oligi selle nagu vaidlus, eks kust nagu tuli. Et kas panna laimi mahla või koorida laim ära ja panna siis tükeldatud laim. Mina tahtsin mahla. Aga mina arvasin, et seal ongi need kiudained selles laimis ja selle laimil tuleb nagu niisugune mõrkjas maitse natukene nagu siis juurde, et see mahl üksinda on niisugune hästi erk, hästi terav nagu jäi. Ja oligi meie maitse-eelistused läksid lahku, et mina mõtlesin ainult seda, mis oleks nagu maitsta hea. Kaie mõtles seda, mis oleks ka tervisele nagu parem. Ja siin me saavutasime selle kompromissi, et ma andsin järgi. Väga tore. Aga ma veel küsiks selle ruumide kohta, et kui nüüd keegi vaatab, kes elab kuskil piirkonnas, kus ta mõtleb ka hakata midagi siis kas Eestis kasvanud asjadest tootma või samamoodi osta toorainet sisse osaliselt, kui kiiresti te need tootmisruumid tekitasite, et kui kaua te seda seal kohviku taga köögis tegite ja mis hetkel te ütlesite, et võtame nüüd riski ja teeme kohe suurema ruumi? No meil hakkas see ikkagi nii, et augustis tekkis idee, septembris oli firma ja mais oli esimene toodang uuest hoonest siis väljas. Et noh, ja selle vahepeal oli kõik disainimine, kõik see, et me läksime 100%. Et kas kõik või mitte midagi. Kas see toob teil juba sisse ka? 2 inimest on palgal, kes iga päev väga toodavad, et selles mõttes nii palju küll. Aga selles mõttes kasumit juba toob liin? Nii ja naa, oleneb kuust. Ema raputas pead, ma ütlen sulle, samal sa ei näinud, aga ema raputas pead. Aasta lõikes tuleb nõnda nipin-napin. Aga kuude lõikes ongi see, et kuna meil on ikkagi palju on hooajalisust, et noh, põhimõtteliselt kevadel kuni augustini jookseme nagu kõik ise ka toodame päris palju, et jõuda järgi ja siis see teine pool aastast on nagu täiesti vaikne. Et selles mõttes see ongi see, et oleneb kuust ja talve kuudel siis teeme ette. Et te kleebite neid silte pakkidele? Jah, aga ka kaalume, pakendame, kõike seda teeme ikkagi aasta ringi, et meil ikkagi kogume siis ka suuremat kogust lattu, teeme ette nii-öelda. Teil on nagu külmiklaad, kuhu te saate siis... Just. Väga põnev. Aga ses suhtes on ka kohe näha, et kui ikka oma maasikas valmis saab, siis nagu mingisugune asi ostmisel väheneb. Ja siis need enam-vähem siis kuni sellest augustist kuni detsembrini siis süüaksegi neid marju, mis igaüks oma kappi on pandud. Aga jah, te enne mainisite ka, et need elektrihinnad ja kõik see, mis praegu energiahindadega toimub, on teid löönud. Ma mõtlen, et ainuüksi juba külmutamine, see on ju kallis tegevus. Või külmkappides hoidmine. Et kuidas te tõesti nüüd hakkama saate? Sellepärast ta ütlebki, et pole veel kasvusse jõudnud. Aga siin ju räägitakse, et elektrihinnad on tõusnud ju kordades. Jaa, selles mõttes me praegusel hetkel saame hakkama, et ei saa nagu kurta. Hea, ühesõnaga diil on teil tehtud juba. Meil on hea diil, jah. Müüaga. Et osa maksate smuutis ja osa väga hea, sest just, et ega me ju ei tea, kus see elu välja jõuab, et võib-olla ühel hetkel ongi nii, et helistad naabrimehele, et mis sul on ja mul on seda vastu pakkuda. Aga loodame, et sinna ei jõua. Liigume meie siis nii-öelda tänase põhiteemani, mis on natukene võib-olla isegi teoreetilisem selline juhtimise teema, kui et maitseda häid toite. Muidugi suur aitäh selle eest, et teiega koos need siia kaasnesid. Et kuidas teil see tandem juhtimine toimib ja kuidas teil on ära jaotatud ülesanded oma vahel? Tandem juhtimine, eks natuke sai enne ka räägitud, et meil on ikkagi suhteliselt oma spetsiifilised alad, millega kumbki tegeleb, nagu ilmselt kõikidel tandemitel, sest igalühel on oma boonused. Kaiele väga meeldivad Exceli tabelid, nende tegemine, planeerimine, et sellega ongi meil jaotatud, et tema on tootmises.
planeeribki koguseid, kui on mingid kampaaniad, mis toorainet on vaja tellida. Ja mina olen siis kogu see müügiturunduse, mis veel? Toiduohutus ja kõik sihuke teema on nagu veterinaariaga suhtlemine ja see on nagu ka minu selline Ilmselt- roll. kohviku näol on olnud pikk Jah, kogemus pikk. ka, et sest seal on ju kogu aeg vaja, et Jah. oleks paberid korras, eks. Ilmselt sellepärast alguses oligi minul esimene mõte, et mina tegin ettepaneku, et kas tuled kampa. Et ma nägin, mis tema tugevad küljed on ja ma teadsin, mis minu tugevad küljed on ja mulle tunduski see, et niimoodi teha seda äri oleks nagu kõige efektiivsem. Et tema teab kõike neid veterinaarameti, sest seal on väga palju algul eeltööd, mis on vaja teha, kõik need ruumiplaanid. Et see oli nagu sihuke juba töövõit oli suur, et ei pidanud nagu algusest peale nagu kõike omale selgeks tegema. Et ilmselt see ongi algajale ettevõtjale on kõige suurem teema, see algselt selle veterinaari ja sellise ja toiduohutuse teemadega nagu tuttavaks saamine ja nende nagu tagamine ja kõik see kontroll, mis sul peab olema seal, et Aga meil on väga tore vetametnik. meil on väga tore vetametnik. oi, talle teie smuuti maitseb. aga teil on, eks ole, ema ja tütre tandem. No kindlasti on maailmas väga palju näiteid veel headest emade ja tütarde tandemitest ja samas on kindlasti ka väga palju näiteid, kus ema ja tütre tandem ei ole tööle läinud. Selle riskiga sa ei arvestanud ideed välja pakkudes? Ei, sellepärast, et kuna enne ma ikkagi päris palju olen kogu aeg kaasatud olnud ka selles pagari äris, et ka siis, kui ma koolis käisin Tallinnas või ikkagi ma olin kogu aeg selle sees ja me kogu aeg nagu arutasime asju läbi ja kui mingeid nagu ideid tekkis, siis ma olen ikkagi seal juures olnud kogu see aeg, kui see kohvik on olnud. Et siis see kogemus on juba olnud, et kuidas see koostöö käiks. Et ilmselt sellepärast ei olnudki mingit nagu sellist kartust, et üllatusi ei tule. Et mingeid üllatusi ilmselt ei tule, jah. Et nagu selliseid, et järsku ei peaks sobima või järsku, ma ei tea, mingi asi viib nii tülli, et ei suuda enam üldse nagu loodame vähemalt. Aga kuidas see teekond siis sinule kui siis turundajale ja müügiinimesele, et kuidas see teekond siis jõudis sellest tootest kuni sinna poekettideni välja, et kuidas see õnnestub? Ideest alates, ongi vaja vormindada see toode, disain, et ta näeks atraktiivne välja, et ta ei eristuks poelettidel. See toote idee peab olema oluline. Ja just sellepärast ma uskusingi tootesse, et see kuidagi nagu geniaalselt lihtne. Jah, nagu lihtne, et igaüks saab hakkama, aga samas sul ei ole vaja rohkem muud kui see üks pakk sügavkülmas. Ja sealt edasi, mis on see keerulisem osa, mis ilmselt kõik tootjad räägivad, ongi need kittidega läbirääkimised, nendega koostöö. Kuidas see siis käis, sinu kõige esimene kogemus suure poeketiga? Sul oli toode kuskile pakitud, mitte veel sellesse pakendisse, ma saan aru, vaid mingisse muuse? Ei, see oli kohe. Juba kohe? Nii, hästi. Sa võtsid selle näppu, läksid siis ketti X ja blender oli kotis kaasas mõistagi? Just. No absoluutselt. No tegelikult käib see nii, et algul ei taheta nagu, sul on ikkagi eeltööd vaja, et ei saa päris nõnda ukse taha minna. Ukse taha saab, sisse ei saa? Sisse ei saa, just. No et siis sulab see smuuti ära ja pole midagi teha. Ja nii. Aga ikkagi töö hakkaski sellega, et kõigepealt helistad kõik läbi. Isegi kui see ei meeldi sulle, sa pead seda tegema. Seepärast, et see on ainuke variant, kuidas sinna ostujuhid siis või? Just, need on üldiselt avalikud ostujuhtide kontaktid ja nii kaua lihtsalt ennast teada andma teisele osapoolele, kuni lõpuks ütleb, okei, tule. Et see ongi kogu võlu tegelikult. Et nendel on ju ka metsikult palju pakkujaid ja väga palju erinevaid tooteid ja ega tema ju ei tea, miks sinu toode peaks olema erilisem kui mõni teine toode. Ja siis ta võtabki seda nõnda, et vaatame, kui palju pingutab. Et nii palju ma olen kuulnud, et tehakse.
Ja siis pingutad nii kaua, kuni lõpuks saad selle tulemuseni ja saad sinna kohtumiseni ja siis, kui juba maitsta saab, siis teate, ise juba olete maitsnud. Et siis on nagu suurem töö on juba sellega tehtud. Kas see esimesse ketti saamine on kõige raskem ja siis läheb lihtsamaks? Ei ole. Selles mõttes, et ikkagi kõik uued koostööpartnerid on pigem keeruline ja pikaajalise nagu töö tulemus. Et selles mõttes see ei juhtu kohe. Kett Y-ga saime alles nüüd sügisel kokkuleppele ka 3 aastat, 4 aastat peaaegu juba. 4 aastat telefonikõnesid? No peaaegu. Okei, see on pausidega, aga noh. Ei no arusaadav, mitte konstantselt 4 aastat. Küll ikka pingutab. Siis oleks vist kett X juba kuskil puhkamas. Just telefonikõnedest. Ja üldse jah. Jah. Ja see ei lähe niimoodi ühesõnaga ludinal üles Ei kohe, lähe, kui esimeses sees oled. Jah, et ikkagi sa pead järjepidevalt pingutama. Nii, aga ütleme, saite sinna esimesse sisse. Nii, käisite kohe vaatamas, oi, olemegi letis. Niimoodi. Süda jättis mingisugused lööki juba vahele. Kas keegi ostab ka? See aeg on juba meelest läinud. On jah? Aga ma kujutan ette, et see ikkagi pinge on väga suur, et sa ei failiks nii-öelda selle kõige esimesega. On ju? Sest on ju töö hetk, kas sul tulevad kliendid või mitte? Ei, loomulikult selles mõttes, et pinge on ikkagi tänase päevani kogu aeg on üks pinge ainult. Siin ka, kas ma ikka on 150 milliliitrit vett või palju ma sinna valan? Kas teil oli ka degustatsioon kauplustes, et inimesed said maitsta? Selles mõttes me ju tulime ka turule väga keerulisel ajal, et kohe pärast meie nagu tootmise alustamist 5 aastat hiljem hakkas COVID. Ja siis keelati kõik ära. Aga enne seda me jõudsime teha ikka mingi võib-olla 10 degustatsiooni. Aga siis keelati kõik ära ja selles mõttes me alati nagu omaette arutame, et tegelikult meil ongi ainult kogu aeg raske aeg olnud, et ükskord tuleb see hea aeg. Kõigepealt oli on ju COVID ja siis nüüd tuli siis sõda peale. Ja siis need tooraine hinnad ja kõik nagu... Aga seda muret ei ole olnud, et kuna teil on päris lai valik, kus on erinevad toorained sees, et kas seda muret ei ole, et toorainet ei tule ja te ei saa täita oma tellimust, sest ma tean, et ketid vist ei taha lubada seda, et kogus ei ole täidetud. Mis te teete? Ja, praegu meil seda muret ei ole, et selles mõttes meil on ikkagi päris... head partnerid, kes alati hoiatavad, kui midagi on ja selles mõttes koostöö toimib päris hästi, et veel nagu sellist muret ei ole olnud, et midagi puudu jääks. Mis on olnud ettevõtluse alustamise juures kõige raskem? Kuna sa oled rääkinud 85% ajast, siis nüüd anname sõna emale. Kõige raskem. Ma ei oska öelda, mis nüüd kõige raskem on. Ma arvan, et kõige raskem on ikkagi see turustamise teema. See tootmise pool on ju lihtne. Sul on olemas retseptid, sul on olemas ruumid, inimesed, tellid selle tooraine, toodad, aga see nüüd seda kusagilt maha müüa. Et see on nagu ikkagi see teema. Et see võtab ikka väga palju aega. Et sa otsid ja helistad ja leiad nüüd. Üks asi on näiteks ketid, kus sa seda müüd, aga me oleme ka päris palju oma energiat suunanud näiteks spaadele, kus oleks ju tegelikult hea, kui me teame, et teenindajaid on vähe ja on kiire ja tulevad kliente palju korraga, kes tahaksid saada on ju korraga seal basseini ääres näiteks seda smuutit. Et see on nagu selline raske, et sinna me ei ole veel jõudnud kohale kõikidesse nende blenderiga, et läheks ja nüüd proovige ära, et ilmselt ma ei tea, kas hinnastamise poliitika pärast või nagu eelistatakse ikkagi nagu muud kaupa. Jah, sest hind, me siin enne küll rääkisime, et ta ei ole üle mõistuse kallis. Isegi üllatavalt mõistlik võiks öelda, aga jah, loomulikult võrreldes odava kõrrejoogiga, eks ole, seda ei anna absoluutselt võrrelda täiesti teisest kategooriast.
ja nüüd ma saan aru, et ka rahval hakkab raha vähem käes olema, eks ole. nagu jah. et kas te näete, et see väljavaade on nüüd kasvada järgmise, ütleme nüüd majandusperioodi jooksul või püüate hoida seda, mis on? Kas mina võin vastata? Nüüd võid sina vastata jälle. Jah, sa kohe kibeled. Vaata ei tea, vaata. Pannakse piirid ette, kui aitab. Ikka meie eesmärk on ikka kasvada, et praegu oleme iga aasta kasvanud 50% ja ikkagi tahaks seda tendentsi jätkata. Iga aasta 50%? Jah. Ohoh, see on ju küll väga hästi. Et praeguse aja meie see eesmärk on ikkagi eksporditurgudele jõuda. Kuhu? Soomes käisime. Jaa. Blenderiga? Just, täpselt. Käisime Blenderiga. Et Soome on üks suund ja Taani on teine suund ja Läti on kolmas suund ja nüüd on ka Dubai. Et EAS-i ekspordiprogrammis oleme hetkel. Ja siis, kui hästi läheb, siis võib-olla järgmine aasta on ka sealt meid leida. No Põhjamaad on võib-olla sarnasemad meiega ja nende võib-olla maitsed kattuvad meiega, aga kes teil testivad neid tooteid ja maitseid, et kui minna näiteks Dubaisse, kus on siis juba päikeseriik ja suured šeigid on harjunud sööma väga päikse käes kasvanud puuvilju ja kõike, et kes degusteerivad neid segusi, et ta oleks ka seal hästi läbilööv toode? Noh, ikka need potentsiaalsed kliendid, kes seal on. Kuidas te nendeni jõuate, et nad testiksid neid? Selles mõttes see lähebki meil läbi selle EAS-i programmi, et läbi nende on meil siis kohtumised kõikide potentsiaalsete distribuutoritega ja siis seal koha peal anname ka testida. Põhimõtteliselt süsteem käib samamoodi, nagu lähed siin kohaliku siis keti ostujuhi juurde, siis samamoodi lähed seal. Tegelikult süsteem käib täpselt samamoodi ja nende samade maitsetega lähme ja selles mõttes on Dubai ekspert on need ära testinud ja heaks kiitnud. Šeikide maitseekspert. Just. Et jah, et selles mõttes EAS ka väga palju aitab. Ja, väga hea. Ja teil on ju lisaks nüüd EAS-i programmis osalemisel on teil ka MAK-ide ehk siis maakondlike arenduskeskuste, kes siis korraldab seda sama ettevõtlusnädalat, et ka nende toetust on just mitu korda peal. Ja alustasime starditoetusega, et see tegelikult aitas meil, ma arvan, et 60% tootmisest komplekteerida üldse. Et selles mõttes alguses oli see väga vajalik. Jah, oli küll. Ja mul lihtsalt tuli meelde, et see, et kui me alustasime seda tootmise komplekteerimist nii-öelda, siis meil oli niisugune ettekujutus, et me kõik automatiseerime ära, meil on automaatne kaal, kõik tuleb niiviisi lõps kaalub. Ja, et kõik on digitaalne, et ei ole vaja personali selle jaoks, et kõike neid kaaluda. Aga siis jõudis reaalsus kohale. Tegelikult ei ole võimalik niisugust toodet, et sul ikkagi käsitööna kõik niiviisi kokku kaaluda, sellepärast siis sa saad täpselt selle maitse, et sul on täpselt nii palju ananassi, täpselt nii palju banaani, täpselt nii palju avokaadot seal, et tagada nagu see ühesugune maitse. See oli ka meie eesmärk, on ju. Et kui sa seda smuutit teed, et sa oled nüüd leidnud mingisuguse hea maitse, et kuidas seda järgmine kord jälle saavutada. Et sellest pakist nüüd peaks iga kord tulema täpselt see üks ja sama maitse. Kas praegu olete selle saavutanud? Jaa. Me kaalumegi kõike käsitsi, grammi kaupa niiviisi ühte kotti kokku. Aga õuntel juba ainuüksi on ju erinevad sordid ja kõik. No see ikkagi mõjutab nii vähem. Selles mõttes, kui ikkagi 2 korda teha ühte sama, ma ei tea, osta erinevast poest, maitse on ikka sama. Võite testida. Erinevast partiidest. Või siis a la maasikaga või ikkagi see maitse on iga kord sama. Võin lubada. Ja siis see teine toetus, mis te saite MAK-ist? See oli arendustoetus või mäletan ma üldse valesti, et teil on 2 toetust? Minu meelest ongi 1 toetus. Võib-olla on olnud 1 toetus. Võib-olla minu mälu lihtsalt praegu pettis. Teil on kindlasti õigus selle koha peal. Aga kui nüüd siit samm edasi jälle minna, siis on väga populaarne kogu see ökoloogilise tooraine kasutamine ja rohemärgistus ja ökomärgistus. Kas te sinna ka pürgite või hetkel te võtate tooraine seda vaatamata, valimata?
See oli ka meil selles mõttes arutelul. Kaalusime jah, aga siin lööb nüüd see piir ette, et see ökomärgisega tooraine on veel kallim. Et siis lõpuks see smuuti hind poes läheb nii kulukaks, et me ei suuda seda toota ja me ei suuda seda müüa. Aga miks te olete valinud kasutada nii palju välismaiseid puuvilju ja toorainet? See on kuidagi... No smuuti alus on ju kõige banaan. Muideks meilt on küsitud ja me oleme ka püüdsime teha nagu vähema banaanisisaldusega. Iseenesest see sama blondis on meil nüüd vähem banaani, aga ananassi on selle võrra rohkem. Me katsetasime ka kõrvitsat sinna, mis ta teeks niisuguseks siidiseks või mis annaks seda tekstuuri. Aga mis siis juhtus? Ta ei olnud hea. No banaan annab ka selle magususe, banaan annab magususe ja banaan annab sellise tekstuuri. Nagu sellepärast me kasutame nagu palju banaani, et ei peakski sinna panema mahla. Värskuse lisamiseks me olemegi kurki kasutanud, et kurk natukene annab niisugust hästi mõnusat värsket maitset. Laim on selline värskuse tagamiseks. Kodumaistest huvitavatest asjadest me oleme kasutanud peeti. Näiteks peedi mustasõstra smuuti on, see oli meil ka vaidluse objekt, et kus mina jäin peale jälle. Aga kõik, ütleme, kodumaised nii metsamarjad kui rabarberid, erinevad mustad, valged sõstrad, vaarikad, et neid on ju Eestis ka kultuurmustikaid, astelpaju, et seda toorainet nagu Eesti kodumaist on ju ka väga palju, et... Jah, aga alati peab olema ikkagi sul mingisugune see baas. No banaan igal juhul, eks ju, aga et ütleme need ülejäänud asjad. Neil ongi meil lastelpajuga. Aga eks see ongi see maitsekombinatsioonide leidmine toimubki ainult katsetades. Igasuguseid asju oleme sellereid, me oleme kõike brokkolit, maisi, tatleid. Meil on väga palju erinevaid asju proovinud. Meil on ühes smuutis, kus on paprika sees. Chillit panime. Külmal ajal see võib väga hästi toimida. Chilli smuuti annab siukse sooja. Maasika smuuti, aga siuke kõrge chilline järelmaitse, et annab siuke teravuse. Kohalikult kasvatatud chilli oli veel seal. Väga kihv. Hiiumaa oma või? Saaremaa oma. Aga astelpaju meil on Hiiumaa. Ja astelpaju on Hiiumaa oma. Ja siiski teete koostööd ka hiidlastega. Väga hästi saame läbi. Aga selle maitse kohta... Tegelikult see on väga huvitav ka ilmselt, mida annab laiendada väga paljudele teistele valdkondadele. Et kui meil on kuulajaid ja vaatajaid, kes tahaksid äri alustada mingis muus valdkonnas hoopis, see üldse ei puutu toiduainetesse. Aga võib-olla see teie valdkond on just väga hea nüüd, et see uks avada, kuna see on otseselt seotud maitsega. Siis kui palju te üldse saate seda turgu nügida oma maitsetega? Või nii väike tootja nagu teie olete ja nii väike tootja nagu on keegi teine, kes teeb, ma ei tea, puupinke näiteks, ta peab ikkagi tegema neid puupinke, mida on harjutud ostma. Ja kas te peate tegema nagu seda smuuti maitset tingimata, mida on harjutud tarbima? Siin ongi meie see, et mina ütlen alati seda, et me peame tegema laiale tarbijaskonnale, et oleks võimalikult suur siis ostjaskond. Ja siis tuleb meil peedipakkuja kõrvale. Muideks see peedismuuti meil Facebooki küsitlustes on väga paljude lemmik. Kas see on teil tootmises endiselt sees? Ja see on Ruubi nimega, seal on peet, mustsõstar, õun ja banaan. See kõlab väga hästi. See mustsõstar on ilmselt nii tugev, et ta võtab selle peedi... Võtab täiesti selle ära. Aga kuna see on toorpeed, siis ta on ikkagi toorpeedi maitsega. Meil on isegi saadetud tagasi öeldud, et kuulge, kas teie smuutil on mingi probleem, et see maitseb nagu pahaks läinud. Ütlesin, et võib-olla on asi selles, et asi on toorpeedis, et toorpeed ongi hästi spetsiifilise maitsega. Siis ta ütles, tõesti, tegelikult vist on, jah. Et ongi lihtsalt see nii nagu harjumatu, et me kõik oleme harjunud ju sööma keedupeeti ja ta on ju hoopis teistsuguse maitsega, et siis võib-olla see toorpeet on nagu korra ehmatab ära inimesed. Aga kas te siis turgu suudate ümber kasvatada või nügida või mitte?
Mingil määral ikka suudame, selles mõttes, aga ikkagi käime ka kaasas, et noh, ongi, kuna kollageen oli tõusis hästi populaarseks, siis me ikkagi proovime leida neid suundi, mis oleks samal ajal nišiga, aga samal ajal ta oleks ka populaarne või võimalikult suure tarbijaskonnale. Aga noh, ikkagi Mojito on täiesti niisugune nišitoode ja tegelikult on väga hästi ka vastu võetud. Et nende toodete puhul me proovisimegi võimalikult palju eristada, et niisugust asja teha, et mida inimesed kodus ei viitsi teha. Et noh, ei olegi seda piparmünti kogu aeg kuskilt võtta või laimi või ei tule selle pealegi, et peeti panna smuuti sisse või et kollageeni maitse ei oleks vastik selle smuuti sees. Et noh, see oleks nagu mugav ja hea. Teil on 2 töötajat praegu ja tootmisvõimekus oli 2000 pakki päevas ja te teete poole sellest või midagi sellist või nii jah, suurusjärgus? võib-olla nii 600. Mida teil on nüüd vaja selleks, pärast ikkagi päris mitut aastat tegutsemist juba, et teha see hüpe, et suuta toota maksimaalselt? No me arutasime, et kui meil on 300 poodi Eestis ja igast poest ostetakse ühel päeval kas või 2 smuutit, siis võiks olla super. Siis te oleksite mingisugust täitnud oma eesmärgi. Jah. Et siis me võib-olla seda ei suudakski niiviisi enam selliste mahtudega toota, siis me peaksime nagu suuremaid ruume vaatama. Aga kuhu praegu see teie hüpe jääb, mille taha? Ma arvan ikkagi suuresti sinna, et turundus või noh, et seda inimesed tutvustada, et inimesed nagu saaksid aru, et millega tegelikult tegemist on. Okei, kui ma otse ütlen, siis on ikkagi see, et ressurss on see, mis on väiketootjal puudu, mis siis panna turundusse ja kõikidesse müügivõimalustesse põhimõtteliselt. Ja no nii palju, kui ma tean, see on kõikide väiketootjate probleem. Et see ongi nagu, ma arvan, kõige suurem. Reklaam. Ressurss. Reklaami saad alati teha, aga kui raha pole, et reklaami eest maksta, siis selles mõttes, et siis on keegi kurjalt ukse taga varsti. Et küsimus ei ole tegelikult isegi selles, et teil oleks vaja oma tandemile veel kedagi appi. Te tegelikult teate, mis probleem on ja see oleks lahendatav. Just. Et selles mõttes praegu me saame hakkama kaasa. Ma just tahtsingi küsida, et kas te nüüd olete jõudnud siis sinna staadiumisse, kus te üritate leida ka investoreid oma tegevusele? Või te ennem soovite saada Dubai turu selja taha ja mingid kindlamad suuremad turud selja taha, ennem kui te hakkate kaasama välisraha? Tegelikult praegu meil ongi aktiivses arutelus investorite kaasamine just selle eesmärgiga, et maailma vallutada. Et jõuda nendele välisturgudele ja võimalikult efektiivselt. Et kui üks asi käes on, siis peab teine olema sul ju olemas, et muidu sa ei jõua seda nagu ära toota. Et nad peavad ikka kuidagi niiviisi käsikäes olema, et selle me nagu saime ka alguses kohe nagu saime aru, et nii kui me hakkasime tootma, me hakkasime kohe turundama, et ei oodanud niiviisi, me toodame nüüd külmkapi täis ja siis vaatame, kelle me seda müüme. Ja et seisvat raha ei tohi olla. See võib-olla on ka nagu alustatal ettevõtetel nagu natukene probleem, et nagu mõeldakse, kardetakse nagu seda, et ei suudeta siis nii palju toota, kui nad äkki müüvad. Tegelikult ei ole. Seda ei tasu karta. Tehke nii palju jaksate müüki ja küll see tootmine järgi jõuab, et selles mõttes, et seda ei tasu küll karta. Ja noh, mis ikkagi tööle paneb, on konkurents, et meile tuli ka päris kiiresti tulid järgi konkurendid ja see panin kohe tööle, et kui muidu ei julge helistada, siis helistasid kõigile, sellepärast et sa teadsid, et upu või uju on ju. Mis te ise tunnete, mis on teie eelis konkurentsi ees? Ongi naturaalsus, tooraine, Eesti tooraine. Lihtsus, mugavus ja kvaliteet. No tegelikult sarnast toodet ei ole, on erinevatel firmadel pakutakse niisuguseid smuutisegusid, mis on kas 3 pakikese kaupa pakendatud kotti või siis on nagu 1 paki kaupa, aga igal juhul alati on seal juures kirjeldused, lisage mahla. No või piima või midagi nagu 3., 4. Et see, et oleks nagu veega nagu tehtud niisugust asja, seda ei ole. Ja seda ei ole maitseb hästi. Võtame vahele ka vaataja küsimuse.
sest osad me oleme juba ära vastanud, et kuidas on ikkagi emaga äri teha ja kelle maitse toote arendamisel peale jääb, et maitse tuleb justkui sealt, aga sõna tuleb sealt, nagu kuulsime, ühesõnaga see on kõik selge. Aga kui suur peaks olema testgrupp, et uus toode turule viia? Selles mõttes testgrupp on meil väga mugav võtta oma kohvikus, et tavaliselt on terve personal ehk siis kuskil ligi 20 inimest ja vajadusel saame alati ka kohviku kliente juurde võtta, nendele testida anda. et ses mõttes ja siis, kui on toode nii-öelda lõppjärgus, siis valituks osutubki see, mis kuskilt ei saa nii-öelda negatiivset alatooni. Et ikkagi nii kaua peab proovima, kuni lõpuks kõik ütlevad, et see on väga hea. See on väga huvitav, et te ei arva, et kellelgi on halb maitse. Või lihtsalt, et maitsed on erinevad, eks, et ühe jaoks on see super, aga teine ütleb, et mulle see kookos ei meeldi või mulle ei meeldi see või et selles mõttes on ju tõesti, see on teil väga kihvt eesmärk, et kõigile peab sobima. Just, et jah, ikkagi kuna tegelikult ju inimesi on ka nii palju Eestis, on ju, et siis ikkagi ta peab ikkagi võimalikult paljudele maitsma, et kui sa ostad selle ja sa tunned, et sul ei maitse, siis me oleme juba läbi kukkunud nagu tema selles mõttes. See on nagu perekonnas, et lastele on pinakolaada, ema joob rohelist, on ju, isa joob reedi näiteks, moosikamustikat, et nüüd kõigile midagi. Muidugi. Siis on küsimus tulnud, mida uut on tulemas? Me siin katsetame juba 3. aastat uusi asju, et jõuda uute asjadeni just spetsiifilises valdkonnas. Meil tuli alles äsja mahluus. Kas see on siin laua peal ka või? Õunarabarberi? Õunarabarberi. Seda ma tahaks väga maitsta. Ja siin on õunamaasikamal. Ahah. See on huvitav, et 100% eestimaisest toorainest, külm, pressitud ja pastöriseeritud 79 kraadi juures. Aga mis juhtub, kui on 80 kraadi? Ilmselt ei juhtu veel midagi. Aga miks 79? Selles mõttes, et mida kõrgema temperatuuri juures, seda rohkem kasulikke aineid hävinevad. Et lihtsalt see on optimaalne temperatuur, et ta säiliks, aga samal ajal ta ei hävitaks häid asju. Väga hea puhas maitse tõesti. Ja säilitustemperatuur on 0–18, ikkagi külm kapp. Ei, kuni 18, et ütleme sahver. Sahveris, jah. Ja säilib teil aasta aega. Olete siis testinud ka, te peategi just olema testinud, et panete aastaks ajaks seisma ja siis joote, ja? Just. Või kuidas see käib? Et eks kestvuskatsed on ka, aga on ka mingid normid, mis antakse, kui sul on pastöriseeritud toode, et kui kaua sul see säilivusaega on. Et selles mõttes on nagu erinevad variandid, kuidas neid kestvuskatseid teha. Et võid ka ise teha ja meil on isegi smuutisegusid aastast 2019 on sügavkülmas olemas. Et lihtsalt aeg-ajalt testida, et mis siis nüüd teeb, et kui nii palju aastaid on möödas, üldiselt meil on ikkagi aasta, 1,5 aastat. Minul on veel üks küsimus, võib-olla kellelgi vaatajal on ka tekkinud, sest üks väga populaarne värske säilitamise viis tänapäeval on see külmkuivatus. Et ta justkui, eks ju, tõmbab sealt selle vee välja, aga sul jääb see värske mari ja pakutakse ka selliseid smuutisegusi. Kas te olete ka seda varianti kaalunud, et ta on nagu riskivabam selles mõttes kui see, sest et nagu me nägime, kui ta juba natuke sulab, ta kaotab juba oma kvaliteedi ja natuke isegi tekib mikroriknemine, eks ole. Siis nagu pulbri kujul või? Pulbri või nad säilituvad ka nagu nii-öelda tüki kujul, aga et just see külmkuivatus, et mis te selle kohta arvate? Me oleme testinud. Katsetasime. Seepärast, et ka, eks me ikkagi katsetame kõiki asju, et mis toimiks, mis meie selle valdkonnaga kokku läheks ja kuidas areneda. Aga me jäime enda tootele kindlaks. Et just see värskus, et kui selle värskena teed sügavkülmutatud toorainest, siis see ikkagi see maitse on teine. Et sellepärast me jäime nagu enda põhialale kindlaks. Värsked saarlased. Aitäh teile siis tulemast. Tegelikult olete põlissaarlased, aga mõjusite väga värskelt igatahes. Aitäh kutsumast. Ja väga tore, et teil on selline toode. Isegi neid tooted on nüüd juba nii, et võtab silmadest kirjuks.
ja loodame, et teil läheb edaspidi siis aina ülesmäge. Dubai Shake'e varsti näeme siis kõrrega Saaremaa kraami joomas. Nii et edu teile ka eksporditurgudel ja väga tore, et te olete siis saanud ka MAK-ist oma ikkagi esimese toetuse ja siis nagu kõige vajalikuma. Jõu sisse, eks ole. Ja jah, suur aitäh Kadi ja Kaie ja nüüd kohe me jätkamegi MAK-i juhatuse liikme Andres Huulega. Aitäh. Aitäh.